on 65. sünnipäev organistil Oreli õppejõul ja pereraadio saatesarja Suu soojaks vabatahtlikul kaasautoril Andres Uibol, kes ongi meil nüüd telefonil. Tere hommikust ja palju õnne sünnipäevaks! No aitäh, jah. Aitäh. Alustuseks lähme ajast tagasi. Kuidas sai teist organist? See üks imeline juhtimine ole olnud, sellepärast, et ega paljud asjad hakkavad ju ikkagi kodust peale ja kuna me elasime Vigala kiriku lähedal üsna kõrval ja ühel hetkel minu isast sai Vigala kiriku organist, siis ma hakkasin, isa kutsus, et tule ka mõnikord mängima, sest ma õppisin klaverimängu lapsena Pärnu laste muusikakoolis ja sealt tänu isale ja tema kutsumisele siis ja suunamistele hakkas Orel mulle kohe algusest peale väga meeldima. No seal on veel väga palju muid momente ka, aga neist kõigist ei jõua rääkida, aga jah, tänu isale veel kord. Et anti juba kodust kaasa see huvi? Jah, sest Orel on ikkagi teatavasti meie kultuuriruumis on ju kirikupill ja meie pere oli see. Tundub, et ühendus on katkenud. Proovime helistada uuesti. Ühendus on taastatud, jätkame jutuajamisega. Jah, meie pere on seotud olnud kogu aeg kirikuga ja kuna Vigala kiriku lähedal elasime, siis ja kui 52. aastal tuli Vigalasse uus kirikuõpetaja, siis tal ei olnud kuhugi elama minna. Vanaisal oli suur maja ja võttis siis õpetaja enda majja ja nii saigi meie osa majast see Vigala koguduse kantselei. Et kirik on olnud meie perekonnas kogu aeg kesksel kohal. Mida Oreli mängimine teile endale pakub? Mis ta pakub selles mõttes, et ma olen, see on üks suur õnn, et niisugune saab teha seda, mis sulle tõepoolest hinge läheb ja endale ka väga meeldib, et ei ole niisugust tunnet kunagi, et lähed hommikul, lähed tööle ja siis vaatad, et millal see tööpäev lõpeb. Mõnikord, kui praegu olles akadeemias õppejõud ja juba kasutanud ise hulga noori Oreli-mängijaid, siis kui mõnikord hommikul lähed ja päevad lähevad pikaks, siis õhtul küll oled ehk väsinud, aga see on nii rõõmus tunne, et kui ole saanud midagi kellelegi edasi anda. Millise heliloo ja loomingut te kõige meelsamini esitate? Seda on ikka alati küsitud, aga eks ikkagi Bach on see nii-öelda ega asjatult enne Bachi ja peale Bachi periood, et see on niisugune kestne, et organisti ja ma arvan, et ka teiste muusikute jaoks on ikkagi Bach on see punkt, keskpunkt, aga mul endale väga on meeldinud kogu mängida Dieter Buxtehude ehk siis Johann Sebastian Bachi õpetaja loomingut, see on väga põnev
olnud ja seda olen ma ikkagi teinud, aga no on mängitud kõike Eesti kaasaegset muusikat ja väga palju ja klassikuid ja romantikuid ja kõike ja neid seda tööd on selle jooksul ikkagi päris palju tehtud, et noh, kui me räägime täna, et on 65. sünnipäeval, siis on väga huvitav see, et ega see on lihtsalt üks päev ja üks tähtpäev, mida siin Eestis niimoodi oleme harjunud pidama, et 0 ja 5, aga juutidel ja sakslastel on